Siia Tartu botaanikaaeda valmib suve alguseks üks väga eriline mänguala. Võib vist öelda, et tegemist on laste unistuste mänguväljakuga. Kuid kes teab paremini, milline on üks maailma parim mänguväljak kui lapsed ise? Nii käisidki Terakese lasteaia väikesed asjatundjad ametlikul kohtumisel Tartu Ülikoolis, kus nad andsid näpunäiteid ja jagasid oma ideid ja unistusi botaanikaaia ja ökoloogikumi esindajatega, kes mänguala projekti ellu viima hakkavad. Siin on natuke võimalik mängida nii, nagu meie mängisime väiksena maal vanaema juures, et natuke sai mustaks, mõnikord võib-olla tuli mõni kriimustus, aga kogu aeg oli kohutavalt lõbus, et me tahaksime selliseid alasid rohkem linna tekitada, sellepärast et lastel on tegelikult hästi vajalik selline nii füüsilise kui vaimse tervise arengus sellist loovat, natuke seikluslikumat mängu mängida. Tänapäevases sellises lastele, kus on see kogu maailm on nii selliseks ettesöödavaks tehtud, et tal enda kujutlusvõime justkui on juba hääbumas. On sellised metsikud mängutingimused justkui palju enam loovust arendavad kui need meie väga steriilsed mänguväljakud. Ma tahan, et mänguväljakul oleks trummid, mille peal saaks oksadega mängida. Mina tahaksin sellist jõugumäge, kus tehtakse niimoodi, et see vahepeal nagu vups ja keerutab ka ja niimoodi ja siis sulle tundub, et nagu sa oleksid nagu siilsoonik. Et selle lasteaia, kelle me kutsusime kaasa mõtlema, selle lasteaias tegelikult on kõik need lahendused juba praegu kasutusel, lapsi viiakse mängima metsa ja looduslikkematesse parkidesse, et lapsed on selle kogemuse kätte saanud ja oskavad võrrelda, et mis linnamänguväljakatel praegu on puudu ja millega neile mängida meeldib. Et just need 5 aastad andsid meile väga-väga head sisendit. Kui seal oleks nagu selline mudaköök, siis seal saaks minna üles ja alla ja seal oleks kõik lehed ja kõik teha nagu liiva ja vett, üks voolike panna vett. Seal võiks olla siuke trossikiik, et saaks nagu lasta õhus. Trossikiik? Jaa. Kõlab hästi, Astrid, mis sina arvad? Mina tahan sinna nagu siukest muda kohvikut, kus saab teha nagu igasuguseid sööke. Et tegelikult need sellised standardiseeritud mänguväljakud hajutavad ohutunnetuse lastel teinekord ja seal juhtub neid õnnetusi rohkem kui vabas looduses mängides. Mina tahaks nagu köiega lasku, kus saad ühe keegi peal istuda ja siis sealt saab alla lasta. Aga et mulle meeldib ronida. Nagu seal on ka 2 basseini, kus nagu 3 last saaks ujuda. Botaanika ja mänguala on plaanis valmis teha koostöös Tartu laste ja nende vanematega. Ehitustalgud peaksid toimuma aprilli lõpus. Projekt läheb maksma umbes 10 000 eurot ja seda rahastab Tartu Ülikool.